Tere õhtust, on neljapäev 2. mai ja mul on hea meel teid tervitada siit Tallinnast Ringvaate stuudiost ja Markol on hea meel kohe teid tervitada ei kusagilt mujalt kui Malmöst. Mul on hea meel näha, et sa oled sinna Eurovisiooni selle aastasesse kantsi kenasti kohale jõudnud. Tere õhtust! Tere õhtust ja mul on ka ülipalt hea meel siin kohal olla, kuigi ütlesid, et väikese selliste reservatsioonid, et kuna kogu meie esinejaskonna jalanõud olid välja vaja vahetada, siis pandi minu kohvrisse 2 kuuluubi uued esinemisjalad siit. Aga tuleb tunnistada, et lennufirma hetkeseisuga kohvri ajas küll kadumine, et me ei tea, kus need jalatsid on. Me väga loodame, et selleks ajaks, kui eetermeeni jõuavad ka need jalatsid siia. Aga nagu mulle puuluubi omad ise ütlesid, et see pole sugugi mitte haruldus, et palja jalu on ennegi Eurovisiooni lauluvõistlust võidetud, et võib-olla on see ka hea enne. Aga hea meelt on põhjus ka selle üle, et nagu linn on loomulikult sellises Eurovisiooni ehtest vestesi kõikide esinejatega, nii 5- omadega kui puuluubi omadega. Nad ütles, et lava on suurepärane ja neid hirmutati enne seda eelkõige sellega, et see on koletult suur ja nad minestavad ära ja ei näe lavaserva ja ei näe publikut ja kõik on hirmuäratavust. Nad ütlesid, et teate, kui te olete korra juba meie suurhallis esinenud, siis üks Eurovisiooni lava on teie jaoks juba harjutatud paik, et nad tunnevad ennast sealt turvaliselt, koduselt ja väga rõõmsalt. Nad on rahul kogu selle tehnilise poolega, mis siin toimub. Proovid on head ja vestlesin pikalt ka Marko Veissoni, kes ütles, nad on võtnud muide eraldi tantsutrenne siin absoluutselt iga päev. Nad rentisid suisa oma väikese sellise tantsustuudio, kus nad käivad seda kuulsat Veissoni tantsu harjutamas seetõttu, et režiilselt tuli teha sinna tantsu uued liigutused ja uued pöörded, et seda oleks ilusti ka kaamerates näha, siis nad teevad iga päev ka trenni, nii et see eeldused selleks kõigeks, et see Eurovisioon siin Malmös kujuneks heaks, on täiesti olemas ja isegi selline kergelt kevadine ilm, kuigi tuul on päris kõva, on siin umbes 20 kraadi on sooja, nii et mõnus kevadine ilm tervitab meid siis siin Eurovisiooni linnas Malmös ja muide Malmö on Eurovisiooni linn juba suisa 3. korda ja minagi oma Eurovisiooni karjääri jooksul olen Malmös Eurovisiooni lauluvõistlusel juba 2 korda. No see on küll üllatav, et Veissonil on võimalik teha uut koreograafiat sellele tantsuliigutusele. See ütleb, et maailm jätkab üllatamist. Ringleb sotsiaalmeedias selline video, kus see sama kamp on ju, need meie Eesti Eurovisiooni esindajad palja ülakehaga kusagil laulavad. Oled sa uurinud, mis neil nüüd hakkas? Jaa, ma olen uurinud, mis neile hakkas. Ma tean täpselt, mis neile hakkas. Nimelt on Eurovisioon tahab väga palju olla ka siin sotsiaalmeedias ja on igal ühel muide on sellised teatud kohustused, millega nad on lepinguga nõustunud. Nad peavad tegema mõningaid trikke. Nad peavad olema näiteks liftis ja nad peavad olema duši all. Aga see, et nad otsustasid väga vähesel määral riidet kasutada, see on nende enda lähenemine. Et keegi ei sundinud ennast pool paljaks võtma, vaid nad ise vabatahtlikult tahtsid seda teha. Muide ja meie sotsiaalmeedia jälgijad panid juba tähele, et esimese tunni ajaga jõudis see juba 100 000 jälgijani. Nii et tasub paljaks võtta, jah? Kuule, Marko, aga jõudu sulle. Eks sa annab meile muljeid nii Malmöst kui Eurovisiooni eel toimuvast siin veel mitmetel päevadel. Nii et korja siis informatsiooni. Ma ühe asja tahan sulle öelda ära, et ma väikseks isutekitaks homseks, et ma olen siin Jalakäijate tänaval Malmö vanalinnas ja kui te minu taga näete, et täiesti nurga peal on üks muuseum, mida ma teile näitan, otse seal. Ja see on nagu minu jaoks loodud see muuseum. See on nimelt maailma kõige vastikumate toitude muuseum, see on Disgusting Food Museum ja me külastame seda kogu tiimiga, kõik maitsevad loomulikult maailmakuulsat Rootsi jälktoitu suurströmmingut, aga seda juba homses Ringvaates. Mis ma ikka oskan öelda? Toredat Malmöt ja head isu! Aitäh!